No joo, YouTube ja Facebook, YouTube'i rahvas, et kui teid seni on huvitanud, täna ma räägin siis ajustruktuur ja käitumine ja lähen natuke sügavamalt. Tänane on tegelikult veits põnevam. Räägin mõnest oma kogemusest ka. Aga tahtsin öelda, tegelikult nii Facebookis, tähendab YouTube inimesed, kui te vaatate, siis kui te like'ite, see on ülioluline. Et siis YouTube'i algoritm viib kaugemale. Ja Facebookis on igasugune aktiivsus, kõige rohkem jagamine. Ülioluline. Ja mis ma siin ikka. Nii et siis eilses videos võtsime lühidalt, et ajustruktuur ja käitumine on ju. Et aju tervis mängib inimese käitumises kriitilist rolli. See aitab meil aru saada, kes on psühhopaat, kes on psühhoosis, kellel on reaalsust aju, kellel ei ole. Nii et siis mõistmine ajust on inimesel ülimalt oluline ajus põhistruktuuri ja funktsioonidega tutvuda. Ja 3 peamist kompleksi, mis sisaldavad inimese aju, on siis esimene kõige alumine R-kompleks, reptiilne ehk roomaja aju, mis hõlbustab ellujäämise põhifunktsioone. Teine keskmine limbiline süsteem ehk imetaja aju, mis hõlbustab tunda inimesel emotsioone. Ja 3. kõige ülemine siis neokorteks ehk inimese aju, mis hõlbustab kõrgemaid mõttefunktsioone ja südametunnistust nii-öelda. Et kõige all on R-kompleks ehk roomaja aju, mis koosneb cerebellumist ehk väike aju osa ja piklik ehk siis pikk aju ehk ajutüvi. Ja loomulikult on osasid ja igasuguseid nimetajaid rohkem, aga pole mõtet reaalselt infoga ennast ise üle doseerida. Et ma olen aru saanud ja õppinud, et parim ja targem on keskenduda printsiipidele, sellepärast ma printsiipe hästi palju välja toon. See on mind isiklikult aitanud ehk põhiline baas teadmine, et mõista suuremat ja üldisemalt põhifunktsiooni näiteks on ju. Siis on kergem arendada loogikat ja ühtlasi näha ka suuremat pilti koos sisalduvate ja lihtsamini avalduvate mustritega. See on mõlema aju poolkera töö. Et roomaja aju on siis kõige madalamal, kõige esmane ajustruktuuri osa, mis toimib ja esindab madalama teadvusastmena ehk siis reptiilne aju osa. Ja see ei toimeta mõtlemisega, vaid see on reaktiivne aju osa, mis reageerib stiimulitele, impulssidele. Mõelge enda reaktsioonidele, on ju. See aitab ennast tundma õppida. Paljud näiteks räägivad, et reptiilne või nii-öelda reptiilid valitsevad planeeti ja inimesi. Et alustuseks on seda hea vaadata nii, et neil inimestel, kes on nii-öelda valitsejad, nii-öelda eliit, on lihtsalt rikkis aju ja suurema osana toimib neil just R-kompleks ehk siis reptiilne aju osa. Ja see on siis nii-öelda erguti tõukaja ehk reageerib stiimulitele, on impulssidele. See ongi siuke impulsiivne aju osa. Ja see on nii-öelda reageerimismehhanism ja toimetab suuremas osas inimese keha toimimise funktsioonidega. See pole mõtlemise keskus. See on see, mis teeb meist loomad, siniverelised nii-öelda. Et kui sa näed 10 meetri pealt karu, siis reptiilne aju osa võtab üle kogu sinu keha ja mõtlemise funktsioonid. Reageerib, mitte ei mõtle. Ta reageerib võimalikule ohule automaatselt ja paneb kogu keha tööle vastavalt enesekaitse vajadusele, on ju. Olenevalt sellest, mis keha väljaspool ennast näeb. Näiteks võitle, põgene või tardu mehhanism on R-kompleksi nii-öelda selline toiming. Et sa võid mõelda, et oled ülikõva mees, nagu mina ükskord mõtlesin, et seisad paigal, et see on nii-öelda teadvustades mõistlikum viis sellises olukorras käituda, aga keha ise reageerib ikkagi hoopis teistmoodi. Kas ta siis nii-öelda paneb jooksu, tardub või siis valmistub võitlema. Et kui inimene ei ole enesekontrolli emotsionaalsel
ja intellektuaalsel tasandil arendanud, siis ta ei saa kuidagi üle sellest reptiilse aju osa funktsioonidest. Ja ma olen seda ise kogenud elus nii-öelda mitmeid kordi ja kaasa arvatud siis karu näha umbes 10 meetri pealt. Et inimesed, kes mind on jälginud, nad on nagu kuulnud mu juttu sellest. Ja see on niisugune tõeliselt reaalne ja teadvust avardav kogemus. Tunda ennast siin selles hetkel täielikult kohas, märkamas nii-öelda vaatlejat iseenese sees. Ja samal ajal siis märgata ka keha kõigepealt nagu tardumas. Oh shit, mis ma teen? See on see esimene hetk. Mõte ka nagu, karu, mis ma teen? Ja siis nagu olenemata sellest mõtlemisest ja ohu loogilisest hindamisest keha ikkagi teeb nii-öelda oma soodu. Ja reeglina lõpuks ta nagu põgeneb. Ja see on see koht, kus tuleb teadvustatus. Minul tuli täiega nagu kolaki. Mina ei ole minu keha. Keha on täiesti eraldiseisev nii-öelda organ. Väga nii-öelda raske, kui üldse võimalik on isegi mõelda ja keha tegevust nii-öelda teadlikult kontrollida kogu sellise adrenaliini ja kortisoli laksu all. Mõtlesin, et ma olen paigal, et karu on nii-öelda territoriaalne ja ta lihtsalt hoiab oma ruumi, kus ta seisab, seda kohta on ju. Ja samal ajal siis nii-öelda hindab minu käitumist, et kuidas mina käitun, kas mina hoian ka oma territooriumit. Et see on nii-öelda selline võitlusseisak tüüpide vahel on ju, et kes kuidas nüüd käitub. Ja see oli ikka nii rets kogemus nagu selles suhtes. Karu nagu tõusis püsti, lõi käppadega vastu maad, et siis nagu teadvustada, see on minu territoorium, see on minu koht, mul on õigus ennast kaitsta. Aga ma ei taha sind nii-öelda nagu rünnata. Ma nagu keha täiega hüppas. Jäin seisma, suutsin veel mõttega, oma mõtlemisega olla kehast nii-öelda üle. Enda teadvusega olla kehast üle. Aga siis, kui ta nagu käpaga tõmbas igavese hunniku paska maast üles, siis käis snap, keha lihtsalt reageeris, pani sahti paari sekundiga 3 meetri kaugusele ja umbes 2 meetri kõrgusele puu otsa. Ja karu tõmbas teisele poole nahku. Ma ei suutnud mitte midagi teha. Keha ise tegi, keha tundis vajadust kaitsta ennast. Keha kaitseb ise ennast, on ju. Aju kaitseb keha. Ja me oleme nii-öelda sõidukid, meie teadvus, hing, vaim, kuidas iganes keegi tahab seda nagu öelda. Me oleme nii-öelda sõidukis õppimas ise ennast vaimu hingena ja samas õppimas oma keha toimimist ja kogemust ja siis leida see sümbioon, kooslus, koostöö. Et see oli väga-väga võimalik, väga võimas nagu kogemus, mis laiendas minu teadvust. Nii et minu mõtted mina ei ole minu mõtted, mina ei ole minu keha. Ma olen vaim, hing kehas ja sümbioosis kogu selles kupatus, ehk siis teadvus. Teadvuse tööriist on aju nii-öelda. Et ego mina arvab, et ta teab kõike ja on tark. Ta tahab seda uskuda. Meie enda mina pilt ei. Mina tean, mina olen tark, mul on asju, mina teen, mina käin, mina olen. Mina olen ehitaja, mina olen puussepp, mina olen õpetaja, mina olen autojuht, mina olen bussijuht, vaata. Inimene seostab ise ennast oma tegevustega. Ja see on tegelikult siuke illusoorne lõks. Ja seda kõike on võimalik mõista ise enda aju mõistes. Teadvuse tööriista. Nii, see oli siis R-kompleksist teile lugu. Järgmine siis teine keskmine on limbiline süsteem ja aju keskmine nii-öelda põhilise struktuuri osa, kogu aju kupatuse osa. Keskmine struktuur on limbiline imetaja aju. Ja see koosneb jällegi mitmetest erinevatest osadest. Seal on vaheaju, keskaju, käbinääre, ajuripad, hipokampus, amygdala ja nii edasi. Kogu emotsionaalne kogemus, tunded inimeses on tänu sellele kompleksile. Et kui see ei tööta korralikult, siis ei ole inimene võimeline kogema emotsioonide kogu spektrit nii-öelda terviklikult.
ehk siis enda inimeseks olemist. Ja näiteks psühhopaatia, vaimuhäired, vaimuhaigused on seotud limbilise süsteemi korrapäratu funktsioneerimisega. See võib olla nii-öelda kaasasündinud ja võib olla ka seotud inimese üleskasvamise konditsiooni tagajärjel. Saab olla nii-öelda puudulik. Kui kedagi on näiteks krooniliselt ehk pidevalt maha surutud, siis see ajuosa vaibub oma tegemustes. Siis võtabki näiteks R-kompleks põhilise funktsiooni üle või M-kumb ajupoolkera. Sellepärast nad on kõik üliolulised oma funktsioonides tervikuna töötada nii-öelda. Et kui inimest on nii-öelda harjutatud nagu puurilooma, mitte tundma ja tajuma normaalset emotsioonide ulatust ja seega siis emotsionaalset kontrolli endas, emotsionaalset intelligentsust. Et siis see on nii-öelda puudulik. Jällegi, mul on endal piisavalt selliseid raskeid kogemusi ja piinarikkaid kogemusi, et mõista seda iseenda jaoks paremini ja selgemini. Minevik on meie elu habits, millest me saame nii-öelda õppida. Ja mõelge nüüd rahulikult ja avatult lihtsalt. Mõtisklemine. Inimkonna üldine konditsioon. Meid on kõiki põhimõtteliselt lapsest saadik programmeeritud alluma ja hirmu tundma. Kas me oleme seda tahtnud või ei, aga meil on seda tehtud ilma meie nõusolekuta. Ja enamus inimeste egodel on lihtsalt raske seda vastu võtta ja tunnistada, seda mõista, sellest aru saada. Et kas me seda võistame või mitte, aga meid on nii-öelda varjatult kontrollitud olema ellujäämisrežiimil R-kompleksis. Meie nii-öelda reptiilne ajuosa on aktiivsem kui keskmine ajuosa. Ehk siis emotsionaalne, hingeline osa. Näiteks mehed ei tohi nutta, ei tohi lubada endal tunda, peavad tegema seda, mis on vaja ja seda kõike ala ühiskonna normide järgi. Naisi on täiega maha surutud, olema väljaspool oma loomulikku hoolitsemistunnet, kaastunnet, loovust, mängulisust, armastust ja kõike seda. Me suuremas enamuses kasvasime üles kuuldes, et sa ei või, sa ei tohi, sa ei oska, sa ei suuda, meil pole, kuula sõna ja nii edasi. See algas juba ema-isaga, siis kohe koolis edasi ja siis kohe ühiskonnas, tööl, ülemused ja nii edasi. Kui niimoodi maailma vaadata, siis läheb kõik palju nii-öelda selliseks lihtsamaks ja sellest tekib ka vabadus. Reaalselt vabadus tekib. Nii et kogu meie niuke suuremas nagu koguses on meid siis lapsest saadik tuimestatud. Seega meie emotsionaalne kogemus, raadius on madalam terviklikust inimesest. Me elame enamus oma elust hirmu, hämara ja uduse katteloori taga, stressis põhimõtteliselt. Inimesed on stressis, me kõik teame seda. Käime tööl peost suhu ja palgapäevani, et maksta selle eest, et käia tööl palgapäevast palgapäevani ja elada peost suhu. Meil puudub reaalselt selline piisav haridus iseenesest, enese tundma õppimisest, et isegi proovida hakata mõistma, et me elame hirmu vibratsioonis, nappuse mõtteviisus, nii-öelda puudus teadvuses. Ja et meid on sedasi programmeeritud, meid on koolitatud, meid on ajupestud, meid on kasvatatud. Meid on pähe topitud neid erinevaid illusioone. Ja isegi kui meist tärkab selline alandlikkus seda nagu mõistma hakata, on ikkagi egol raske vastu võtta. Sest me ikka arvame, et me teame, kes me oleme ja kuidas me oleme. Et maailm on sedasi loodud ja et kõik nii-öelda peabki põhimõtteliselt nii olema. Ja tegelikult me olemegi nii-öelda kontrollsüsteemis kuulekad orjad. Et see Matrixi film, see on põhimõtteliselt selles mõttes dokumentaalfilm. Kõik on illusioon, kuniks me sellest illusioonist läbi näeme. Ehk siis tekib läbinägemisvõime. Ja selle kingib meile teadmised, siukene informatsioon. Et minu jaoks on see ilgelt põnev ja järjest rohkem tuleb nagu vabadust juurde. Hirm kaob ära. Iseenese kõrge potentsiaali teadvustus tekib. Et iga ärkvel inimene hakkab otsima tõde ja tunneb vajadust
kui ta tõe leiab nii-öelda, et seda peab tegelikult ka jagama. Ja internet ei ole selles mõttes lampi kogemata lihtsalt täpselt sellisel ajastul, siin selles hetkes, et lihtsalt scrollides on nagu loll lammas, vaid selle jaoks, et see on tööriist. Ja ma kasutan seda kui tööriista. Mingitel inimestel on seda infi täpselt praegu vaja, nad on tõeotsijad ja nad saavad selle info minu käest. Ja nad saavad tõusta teadvusena. On ju? Ja ma kasutan internetti kui tööriista, neid sotsiaalmeedia platvorme, erinevaid kohti. See on tööriist, mitte aja viitmise või meelelahutus nii-öelda funktsiooni täitev entiteet siin meie maailmas. Kuigi tal on selle jaoks ka koht, on ju. Nii. Uuem aju osa, neokorteks, see on see kõige ülemine, pole tänapäeval inimesel reaalselt nii aktiivne eelnevatel põhjustel, mis ma siiamaani rääkisin. Et olla loovamad ja mõelda kõrgemalt. Meie loovkujutlusvõime on maha tambitud põhimõtteliselt. Telentsefaloon, see aju hall ollus, aju väline koor ehk neokorteks esindab võimalikkust olla täisvõimsusel inimesel. Siis kõrgema teadvustasemega intelligentne inimene. Et me sünnime intellektuaalse võimega, aga intelligentsus on õpitav. Ja neokorteks, tähendab uus, tõlkes uus. Selle ka nimetus siis neokorteks. Ja sellepärast on Matrix filmis neo ka nimi uus. Inimeseks ärkamine, inimeseks nii-öelda tõusmine. Et meie kõige uuem aju, mis teeb siis meist inimesed evolutsiooniliselt kõrgema mõtlemisvõimega, intellekti ja intuitsiooniga, võimega luua ja lahendada probleeme, arutleda, taibata, märgata mustreid ja joondada neid tõega. Neokorteks on siis uuem aju, mis võimaldab inimesele neurogeneesi ja neuroplastiitsust. Ehk siis kõik info ja kogemus, mis inimene kogeb ja sisse võtab, ta suudab ka hoida. Ja iga uue asja õppimisega kasvavad reaalselt uued ajurakod, sest et süttivad omavahel. On ju? Iga uue asja õppimisega praegult sa kasvatad uusi ajurakke endale. Et vanasti öeldi, et inimene õpib kuni 25 aastani, siis öeldi, et õpib kuni 50 aastani. Tegelikult inimene õpib eluaeg. Aju on selleks nagu võimeline reaalselt. Aju on plastiitne, ta kasvab ja paisub nii-öelda. See hall ollus aktiveerub igat uut asja õppides. Inimolend on imeliselt maagiline loome elektromagnetismist, elektrobiookeemiast kuni müstilise parapsühholoogini välja. Ja see on kui aju tööriist on meie teadvus. Teha kaugvaatlust, on ju, selgelt nägemist, telepaatiat, kõike seda. Ja suurem osa nii-öelda inimkonnast on nii ära äästatud, et nad arvavad, et nad on targad ja teadlikud, aga käituvad ikkagi nagu mõtlematu ja reageeriv inimloom. Loom. No, nagu lambakari põhimõtteliselt. Ja samuti siis nii-öelda eliitklassi esindajad, nad teavad võib-olla seda infot, mida ma siin jagan, on ju. Aga see on samuti nii-öelda tasakaalust väljas. Need inimesed on tasakaalust väljas. Et on koos loonud põhimõtteliselt sellise haiglaselt tarbiva, robotliku, materiaalselt ahne ja ennast hävitava inimkonna. Tekitatakse need lahkmeid meie enda ajudesse. Nii et meie ei tea ja ei näe, sest me ei tea, on ju, me ei õpi aju kohta pohhu, mis ma ikka sellest lähen ju nulli hoopis kuskil. Nii et siis oma sellises nii-öelda valitsejad, oma ignorantses rumaluses, nad ei uuri põhjuseid, vaid loovad kogu aeg uusi plaastreid. Aga põhjustel on tagajärjed ja tagajärgedel on põhjused. Ja me tegeleme ainult tagajärgedega. Loome tagajärgedele plaastreid, aga ei vaata põhjuseid. Ja üheks põhjuseks on meie teadvuse tööriist, see on meie aju. Ja seda on ülioluline mõista. Nii et tänane video tuli siuke pikem, aga kui sa hakkad nagu vaatama seda maailma niimoodi, siis sa näed, et kui palju on tegelikult ohvreid. Ühed valivad, nemad on psühhoosis,
reaalsustaju ei ole. Aju on fucked up. Ja nad valivad psühhopaate. Saad aru? Et nii-öelda terviklikud inimesed elavad maailmas, kus reaalsust tajuta inimesed, psühhoosis inimesed, magavad hingeõnes inimesed, valivad valitsema psühhopaate. Et kui nagu, no come on, on ju. Et like'i, jaga, kommenteeri ja nii ongi. Ja homses videos ma räägin veel ajust, aga ma räägin siis okultsest ehk siis nii-öelda veits varjatud sümboolikast. Ja jah, pead lihtsalt homse video ära ootama. Ja nii ongi. Suur aitäh teile teie tähelepanu eest ja hoidke sabad rõngas ja järgmise korrani. Tšau!